Pöördudes Aafrika sarve juurde, kohtus Somaalia välisminister Kairos president Trumpi Araabia ja Aafrika asjade vanemnõuniku Massad Boulossiga. Mogadishu rõhutas oma suhteid Washingtoniga eriti tundlikul hetkel Aafrika sarve jaoks. Iisrael on juba tunnustanud Somaalimaad iseseisva riigina, samal ajal kui Trumpi administratsioon toetab seni Somaalia territoriaalset terviklikkust. Somaalimaa jaoks on küsimus selles, kas see kohtumine lihtsalt kinnitab olemasolevat USA seisukohta või annab märku uuest Ameerika püüdlusest lõpetada nende laiem tunnustamise kampaania. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud nüüd Said Ibrahim, väljaande Somaliland Chronicle toimetaja. Said, väga hea meel sind täna I24 News Englishis tervitada. Kuidas Somaalimaa tõlgendab seda kohtumist Somaalia välisministri ja Massad Bulo vahel? Millist infot saad jagada? Nii et paar asja sa oled selle tegelikult väga hästi sisse juhatanud. Nüüd Somaalia kulutab tegelikult üsna palju raha, mida ta endale lubada ei saa, lobitööle. Ja nii tähtis, kui härra Boulos ka poleks, kahjuks ei ole ta Marco Rubio. Ning see ongi kõige kõrgem Washingtoni ametnik, keda Somaalia valitsus suudab peaaegu varitseda, ütleksin, mingisuguse kohtumise äärealadel. Nii et ausalt öeldes on see pigem fotovõimalus kui midagi sisulist. Nüüd kui proovida hinnata, kus Somaalia tegelikult Ameerika Ühendriikide ja nimelt president Trumpi silmis asub, ta on tegelikult kasutanud teravaid sõnu, mis kahjuks hõlmavad ka seda, et see on 4. maailma riik, et see pole isegi riik. Seega praegu toimub see Somaalia rahastamisallikad nii abi kui ka rahuvalve rahastamise osas, mille suurim toetaja on olnud Ameerika Ühendriigid, on mõlemad sisuliselt suletud. Nii et Somaalia teeb kõik, mis võimalik, et see kraan uuesti lahti keerata. Et tegelikult taas härra Trumpi soosingusse pääseda. Aga ma ütleksin, et see on liiga vara ja kindlasti ei tähenda see veel seda, et Ameerika Ühendriigid oleksid nüüd Somaaliaga mingil teisel teel. Kui üldse midagi, siis on see pigem meeleheide, mis avaldub diplomaatiana. No ma ütlen, et just eelmisel nädalal juhtis USA saatkond Somaalias sellele tähelepanu ja mõistis hukka mitu Somaalia sõdurit, kes olid vormis ja keda nähti Ameerika lipul tallamas ja seda rüvetamas. Kas USA peaks nüüd kaaluma oma sidemete ümberhindamist Somaalia sõjaväega, kui need mehed on tõepoolest sõdurid, mida praegusel hetkel pole veel ametlikult kinnitatud? Tegelikult see nii oligi. Somaalia kaitseministeerium tegeles sisuliselt mainekahju ohjamisega ja teatas, et on 4 sõdurit vangi pannud. See on nüüdseks kinnitatud. 2 neist on tegelikult alaealised, umbes 15 või 16 aastased. See on juba täiesti omaette teema, millesse me ei hakka süvenema. Nii et toimub mitu asja. Ameerika Ühendriigid on Somaalia puhul saatkonna taset alandanud. Neil pole isegi suursaadikut määratud ja neil on ajutine esindaja. Nii et suhted ei ole enam sellised nagu varem, kui võrrelda aega, mil Hillary Clinton ja Joe Bideni administratsioon olid võimul nii-öelda. Härra Trump teadagi on õnneks mõistnud, et Somaalia olukord on üsna lootusetu ja $2 miljoni maksumaksja dollari pumpamine sinna polnud jätkusuutlik. Nüüd see juhtum, kus sõdurid astusid USA lipule. See lipujuhtum juhtus tegelikult otse pärast seda, kui USA teatas, et nad lõpetavad rahastamise Aafrika Liidu rahuvalvemissioonile. Umbes 12 000 välisriikide sõdurit Etioopiast, Ugandast ja Burundist on paigutatud Mogadishusse ja erinevatesse Somaalia piirkondadesse, et takistada Al-Shabaabil riiki üle võtmast. Ja niipea, kui see uudis avalikuks sai, oli vastuseks just seesugune tegu. Tead, USA lipu tallamine. Kui nüüd edasi vaadata, siis mida Somaalimaa sooviks Ameerika Ühendriikidelt? Kas Somaalimaa oleks valmis vastu võtma mingisugust suuremat Ameerika julgeolekupartnerlust ilma ametliku tunnustuseta? Või on tunnustus nüüd miinimumnõue igasuguste kaitsealaste sidemete jaoks? See sõltub ja jällegi, see on väga huvitav küsimus, sest Iisrael on tegelikult panuseid tõstnud, eks. Nüüd, kui Somaalimaa on ÜRO liikmesriigi poolt tunnustatud riik ja see on täielik diplomaatiline tunnustus, on see ilmselgelt muutunud olukorda. Nüüd on Ameerika Ühendriigid teinud Somaalimaaga koostööd mitmetes küsimustes.
Neil on olnud väga kõrgetasemelisi kohtumisi, näiteks nii eelmine kui ka uus Afrikomi ülem on mõlemad Somaalimaad külastanud. Ja üks teema, mis on korduvalt uudistes olnud, on tegelikult Berbera baas, mis anti rendile emiraatidele. Nüüd on see baas läbimas ulatuslikke taristu ja muid ümberkorraldusi. Nii et Ameerika Ühendriigid on isegi maandanud sinna suuri sõjalennukeid. Mõned ütlesid, et nad testisid lennurada. Paljud neist asjadest ei ole muidugi avalikkusele teada, aga me kõik näeme fotosid. Nii et jääbki teadmata, kas Somaliland ütleks, et nad võtavad mingisuguse partnerluse vastu Ameerika Ühendriikidega. Ja taas pidage meeles, et hutid ähvardavad nüüd Bab el-Mandebi sulgeda, mis sisuliselt lämmatab suure osa ülemaailmsest kaubandusest. See on huvitav küsimus ja ma oleksin tõesti väga huvitatud teadma, kuidas valitsus seda näeb. Avalikkusele on seda minu arvates veidi raske maha müüa. Jällegi, kuna nüüd on Somaalimaa tunnustatud riik, siis esimene asi, mida nad küsivad on, mida me vastu saame, kui me võtame endale julgeolekupartnerluse. Mis toob rohkem kasu Ameerika Ühendriikidele kui Somaalimaale? Nii et näeme, kuidas see läheb. Kindlasti näeme. Said Ibrahim, Somaliland Chronicle'i toimetaja. Suur tänu, et olite meiega I24 News English'is. Hindame seda. Jäädes Aafrika sarve piirkonda, tundub, et Somaalia piraatlus on taas esile kerkimas. Väidetavad hõivasid 7 kahtlustatavat piraati Tansaania lipu all sõitva tankeri Asana pärast seda, kui see lahkus Jeemeni Mukalla sadamast ning juhtisid selle üle Adeeni lahe Portlandi poole. Arvatakse, et laev hoitakse nüüd Kaluula lähistel Somaalia kirdeosas Baari piirkonnas. Endiselt pole selge, kui palju meeskonnaliikmeid pardal on, mis on nende rahvused või kas keegi sai vigastada.